Tere hommikust, hea kogudus. Hea meel on täna olla siin ja jutlus on juba põrandale kukkunud. Hea meel on täna hommikul olla siin ja üheskoos tulla Jumala sõna juurde. Olla juba Jumala sõna juures, sest nii palju head, nii palju olulist on juba olnud siin selles teenistuses. Me oleme aprillikuus uues seerias ja me räägime Jumala sõnast. Ja ma mõtlesin selle peale, kui palju saaks öelda Jumala sõna kohta. Kui sina peaksid ütlema ühe asja Jumala sõna kohta, siis mis see oleks, mida sa ütleksid? Mis on see, mis tuleb sulle pähe? Üks asi, kui sa peaksid ütlema Jumala sõna kohta. Peaaegu võimatu ülesanne, sest nii palju on, millega saaks Jumala sõna iseloomustada. Jumala sõna kohta võiks öelda, et see on vankumatu, see on igavene, see on elav, see on kindel, see on usaldusväärne, see on muutumatu, kõikumatu, püsiv, elutoov. Ja kui me loeme Piiblist, siis me näeme, et seda rõhutatakse väga palju, kui püsiv on Jumala sõna. Kui püsiv on Jumala sõna. Psalmist ütleb, igavesti issand jääb püsima sinu sõna taevas. Ja Jeesus ise ütleb, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte. Ja Jesaja kirjutab, et rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti. Selles tõotuses on midagi väga erilist peidus. Jumala sõna on püsiv, muutumatu. Alates esimese Moosese raamatust kuni ilmutuse raamatuni on see katkematu ilmutus Jumala olemusest. Jah, just nimelt ilmutus Jumala olemusest. Jumala sõna ei ole mitte lihtsalt raamat, see ei ole mitte lihtsalt sõnad, mis on saanud paberile, vaid see räägib meile Jumalast ja sellest, kes ta on. Tema õiglusest ja halastusest, tema pühadusest ja armust. Vahel on meil kristlastena kiusatus lugeda Jumala sõnast Uut Testamenti ja jätta Vana Testament kõrvale. Võib-olla eriti, kui me oleme nooremad kristlased, siis Uus Testament on lihtsamini mõistetav, Vana Testament tundub kuiv, kauge, karm ja vahel meil tekib nagu kaks piiblit. Üks on vihane ja teine armastav. Vihane Vana Testament, armastav Uus Testament. Aga tegelikult on see üks ja sama lugu. Üks ja sama Jumal, üks ja sama süda, üks ja sama tõde. See sama tõde Siinai mäest kuni Golgata mäeni. Me usaldame Jumala sõna. Mina usaldan Jumala sõna, sest ma näen selles meie Jumala südant. See on palju enamat ja sellepärast ei saa Piiblisse ja Jumala sõnasse suhtuda kergekäeliselt. Ei saa võtta ainult ühte kohta, ei saa võtta ainult ühte lugu, ei saa võtta seda, mis meile ainult meeldib sealt ja heita kõrvale see, mis on meie jaoks arusaamatu, kauge või võõras. See on üks tervik. See ei ole lihtsalt reeglite kogum. Selles on tema iseloom. Püha, õiglane, armuline, armastav. Aga kui me tuleme Jumala sõna juurde, siis selles on alati ka oma pinge. Vahel, eriti tänapäeval, kus Jumala sõna on nii kättesaadav kui kunagi on varem olnud maailma ajaloos. 100 aastat tagasi, kui inimesed tulid pühapäeval teenistusele, siis ei olnud kõigil piibleid. Täna, kui sul piiblit ei ole, siis võtad telefoni välja, mine App Store'i, tõmba endal Piibel Plus või Piibelnet ja sul on piibel olemas. Jumala sõna on nii kättesaadav, see on siin meie näppude juures. Ja on kiusatus võtta seda kergekäeliselt. On lihtne lugeda oma päevaseid lugemisi ja lugeda mitte midagi selle kaudu. Lugeda mitte midagi selle kaudu selles mõttes, et meie elus ei muutu mitte midagi. Lugeda lihtsalt neid kirjakohti, mida me oleme harjunud lugema ja kus me patsutame endale õlale ja ütleme, tänasele päevale lähme rõõmsalt vastu ja kõik on hästi ja Jumal on minuga. Me võime tunda Jumala sõna ja mitte tunda Jumalat. See on karm tõde. Me võime tunda Jumala sõna
Võime tunda Jumala sõna detailideni välja, võime tunda algkeelteni välja, võime määrata ära iga kõige väiksemagi täpsuse selle sees. Ja selle sees mitte tunda Jumalat. Aga Jumala sõna on alati tõde. Isegi siis, kui meie kasutusviisid ei ole tõepärased, ei ole tõetruud. Ja täna ma tahan vaadata sinuga ühte lugu, mis juhtub Jeesusega, kus just nimelt see sünnib. Kus tulevad need, kes peaksid tundma Jumalat, aga tundub, et nad tunnevad rohkem Jumala sõna kui Jumalat. Ja kus Jumala sõna kasutatakse mingi isikliku kasu, mingi teise ambitsiooni nimel. See on Johannese evangeeliumi 8. peatükis. Võib-olla see ei ole see lugu, mida sina valiksid, kui rääkida Jumala sõnast. Aga see on Johannese evangeeliumi 8. peatükis. Kui sul on piibel kaasas, siis võid selle välja võtta. Jumala sõna seeria on, nii et võtta siis järgmistel pühapäevadel kaasa piibel. 8. peatükist algusest salmid 1-11 on siin kirjas niimoodi. Aga Jeesus läks Õlimäele, kuid koidu ajal ta tuli tagasi pühakotta. Ning kogu rahvas tuli tema juurde ning ta istus ja õpetas neid. Aga kirjatundjad ja variserid tõid abielu rikkumiselt tabatud naise, panid ta keskele seisma ja ütlesid Jeesusele: Õpetaja, see naine tabati abielu rikkumiselt. Mooses on seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled? Aga seda nad ütlesid teda proovile pannes, et nad saaksid teda süüdistada. Jeesus kummardas ja kirjutas sõrmega maa peale. Aga kui nad küsides peale käisid, siis Jeesus ajas enese sirgu ja ütles neile: Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga. Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale. Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel. Vanematest alates jäid üksnes tema ja keskel seisev naine. Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle: Naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud? Tema ütles: Ei keegi, issand. Aga Jeesus ütles: Ei minagi mõista sind surma. Mine ja nüüdsest peale ära tee enam pattu. Variserid ja seadusetundjad toovad Jeesuse ette abielu rikkumiselt tabatud naise. Ja seda tehes nad tsiteerivad pühakirja. Nad viitavad Moosese seadusele, kus on kirjas, mida tuleb teha erinevates olukordades ja erinevate pattudega. Ja tõepoolest, abielu rikkumine oli surma väärt patt. Tehniliselt on neil õigus. Sõna ütleb, seadus ütleb, et abielu rikkumine on patt ja väärib karistust. Aga pange tähele midagi olulist selle sees. Neid varisere, kirjatundjaid, Jumala sõna tundjaid ei huvita tegelikult õiglus. See episood ei ole kuidagi seotud seaduse austamisega või Jumala ülistumisega. Kiri ütleb meile seda. See on katse Jeesus lõksu püüda. Väga kaval. Kui Jeesus ütleb, laske tal minna, siis ta tühistab Moosese seaduse autoriteedi ja astub kõigega vastuollu. Ja kui ta ütleb, loopige teda kividega, siis ta vastandub iseenda halastusõpetusele ja rikub ka Rooma seadust, mis ei lubanud tollel hetkel juutidel hukkamisi läbi viia. Variserid on ilmselt iseendaga väga rahul. Lõpuks ometi üks viis, kuidas Jeesus ära tühistada. Ta peab tegema mingi valiku ja igal juhul on sellel valikul suur mõju. See ei olnud pühaduse hetk. See oli silmakirjalikkus. Variserid kasutavad Jumala sõna mitte selleks, et Jumalale lähemale jõuda, vaid võimu saavutamiseks. Võiks isegi öelda, et seistes Jeesusega silmitsi tahavad nad Jumalat tühistada. Võib-olla on see mõttekoht ka meile endile. Kas ka meie võime vahel sama teha oma elus?
kas me võime tõmmata välja piiblist salme mitte selleks, et tõde otsida, vaid et võita mingeid vaidluseid või et hoopis kedagi teist hukka mõista või iseennast valel moel õigeks mõista? On oht, et Jumala sõna on lihtsam kasutada selleks, et teistele asetada valgusvihk ja prožektori valgus ja näidata, millised nemad on, selle asemel, et teha seda, milleks Jumala sõna meid esmalt kutsub. Iseendale otsa vaatama, peeglisse vaatama ja nägema oma reaalsust. Aga mida Jeesus teeb? Ta ei ütle neile midagi. Jeesus kummardab ja kirjutab sõrmega maha tolmu sisse. Me ei tea, mida ta kirjutab. Paljud piibliuurijad on selle üle pikalt arutanud ja ainult arutuseks see jääb. Mõned arvavad, et ta kirjutas sinna 10 käsku, mõned arvavad, et ta kirjutas sinna midagi muud. Aga see on huvitav hetk. Jumala sõrm kirjutab. Variserid tulid Jeesuse juurde Moosese seadusega, mis on antud Siinai mäel ja mille Jumal ise oma sõrmega on kirjutanud kiviplaatide peale. Ja nüüd kirjutab tegelikult seesama Jumal selle sama sõrmega taas, aga inimliku läbikukkumise tolmu sisse, seal nende keskel. Jeesus ei karju, Jeesus ei vaidle. Tegelikult ta annab maad vaikusele. Ja siis ta ütleb, kes teie seast ei ole pattu teinud, see visaku teda esimesena kiviga. Ta ei tühista seadust. Ta ei astu seadusega vastu. Ta ei ütle, et see on vale, vaid ta avab selle seaduse tõelise kaalu. Jumala sõna ei ole kunagi mõeldud relvaks teiste vastu, vaid on teejuht iseenda läbikatsumiseks ja muutmiseks, et meie võiksime muutuda. Ja siis on korraga üks hetk, kus kõlavad väga võimsad helid. Pots, 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 kukuvad maha need kivid, mis oleksid pidanud seda naise surnuks viskama. Alates kõige vanematest, neist, kes on elanud piisavalt kaua, et mõista patu sügavust, kuni kõige nooremateni. Kõik nad lahkuvad. Ei ole karjumist, ei ole süüdistamist. On ainult vaikne enese süü äratundmine. Hebra kiri ütleb 4. peatükis, Jumala sõna on elav ja tõhus, vahedam kui ükski kaheteraline mõõk. See on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. See tungib läbi. See eraldab tõelise valest, tegelikkuse ja illusiooni. Nad kõik tundsid sõna, aga sellel hetkel hakkas sõna neid tundma. Ja see, mida nad tundsid, pani neid lahkuma. Ei olnud kellelgi võimalik öelda, et mina võin esimesena kivi visata. Jeesus, elav Jumala sõna, jääb üksi naisega. Naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind tõesti surma mõistnud? Ei keegi, issand. Ega minagi mõista sind surma, mine ja nüüdsest peale ära tee enam pattu. Jeesus ei eita selle naise pattu. Ta ei teeskle, nagu mitte midagi poleks juhtunud, nagu teda ei oleks just toodud abielu rikkumiselt. Aga ta annab talle seda, milleks sõna on alati mõeldud olnud. Tee meeleparanduseks, lunastuseks ja uueks eluks. See ei ole Jeesus versus seadus. Jeesus ja seadus. See on Jeesus, kes täidab seaduse kõige sügavama eesmärgi. Vana testamendi õiglus ütleb, patt toob surma. Uue testamendi arm ütleb, ma võtan selle surma enda peale, et sina võiksid elada. Psalmist ütleb, heldus ja tõde saavad teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad teineteisele suud. See ei ole vastandumine. See on kõige selle täiusliku eesmärgi
kättesaamine. Alates Vana Testamendi prohvetitest kuni Kristuse õpetuseni on Jumala sõnal alati olnud üks eesmärk. Ilmutada seda, kes on Jumal, näidata, kes meie oleme ja juhtida meid lunastusele. Me ei saa valida ja sobitada salme vastavalt oma vaidlustele ja vajadustele. Me ei saa heita Vana Testamenti kõrvale, just kui see oleks aegunud tänapäeva ühiskonna jaoks. Vaid me peame hoidma kõike seda koos, sest tõde ilma armuta lõhub ja arm ilma tõeta petab. Sest tõde ilma armuta lõhub ja arm ilma tõeta petab. Jeesus, elav sõna, on sild selle kahe lepingu vahel. Uue Testamendi ja Vana Testamendi kahe lepingu vahel, näidates, et seadus ja evangeelium ei tühista teineteist, vaid täiendavad teineteist. Ja see on ka meie ülesanne sõnatundjatena. Leida see ülesse. Seadus on antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu, kirjutab Johannes. Ei üks või teine, vaid mõlemad koos. Olgem ausad, ikka ja jälle võib meil olla kiusatuseks kasutada piiblit kui relva. Vähemalt mina pean küll sellesse peeglisse vaatama. Ja ma ei mõtle siin seda relva, et võidelda vaimsete reaalsuste vastu. Selleks on see relv meile antud. Aga kasutada seda kui relva teiste vastu. Kasutada salme kui teravaid nooli, mitte kui ankruid, mis aitavad kindlalt paigal püsida, mis aitavad elumere tormides seisma jääda. Tahame parandada teisi, enne kui parandame iseendid. Aga Jumala sõna ei kuulu meile. See on Jumala hääl. Seda tuleb käsitleda austuse, alandlikkuse ja armuga. Ja see ei tähenda, et me peaksime seda kartma. See ei tähenda, et me peaksime panema piiblikapi kõige kõrgemasse kohta ja seda ainult korra aastas kätte võtma. See ei ole see pühadus. Pühadus eksisteerib siin selles maailmas igapäevaselt meiega koos. Aga see, kuidas me läheneme sellele, kuidas me võtame seda sõna, peab olema austuse, alandlikkuse ja armuga. See sõna ei ole selleks, et võita vaidluseid. See on siin selleks, et võita südameid. Meie eesmärk on minna ja kuulutada evangeeliumi, mitte panna seadus maksma igas kohas. Sõna ei ole kivi, mida visata, vaid sõna on käsi, millega tõsta neid, kes on langenud. See on see, mida Jeesus õpetab meile selles loos. Pidage meeles, see sama sõna, mille kaudu on loodud kõik. See sama sõna, mis anti seadusena Siinai mäel. See sama sõna, mis kõndis maa peal ja andis andeks patud, on see sama sõna, kes kõneleb meiega täna. Ja ta räägib meiega alati samal põhjusel. Et kutsuda meid koju, et kutsuda meid tõusma kõrgemale, et kutsuda meid pühaks, selleks, kelleks Jumal tõeliselt meid on loonud. See on püsiv Jumala sõna. See ei muutu, see ei kõigu, sealt ei saa midagi ära võtta, sinna ei saa midagi juurde lisada. See on see sama sõna ja see kõneleb meiega täna ja sinuga igal päeval, kui sa avad ennast selleks ja tuled selle sõna valgele ja lubad sellel seda parimat tööd enese sees teha. Palvetame üheskoos. Issand, sinu sõna on tõde, elav, igavene, püha ja tõeline. Issand, me palume, anna andeks, kui oleme seda kasutanud iseenda huvides. Kui oleme püüdnud selle kaudu teisi hukka mõista ja mitte neid taastada, mitte neid üles ehitada. Või kui oleme püüdnud iseennast hukka mõista ja mitte lasta sinu sõnal meid endid tõeliselt üles ehitada. Issand, õpeta meid tulema sinu sõna juurde alandlikkuses. Luba, et see sõna muudab esmalt meid endid, enne kui me proovime muuta selle sõnaga maailma. Issand, õpeta meid armastama su sõna
kogu selle täiuses. Sellest Siinai kõuekõmmast kuni Golgatal hüütud armu andmiseni. Issand, aita, et me ei kasutaks seda uhkuse või võimu tarbeks, vaid luba sel meil kasvada alandlikumaks, pühamaks, sinu sarnasemaks. Ja tee meist tõe ja armu inimesed, nii nagu sina oled. Seda me palume sinu nimel. Aamen. Amen.